Miks peaks üks mees lastega koju jääma ja kuidas seda teha niimoodi, et hoitud on nii mehe ja naise suhe kui ka lapsed? Ma olen külas Illimar Pildil, kes on blogija ja peab blogi nimega Piltsberg. Siin kodus on absoluutselt kõik vikerkaare värvid esindatud ja isegi lilled on vikerkaare värvi. Ja kui ma koju tulin siia sisse astusin, siis üks põnev tegelane on onu Karma. Et räägi, kuidas teil see koduelus siin siis nüüd käib? Kuidas meil koduelu käib? Just. Meil on kodus 4 põhibossi. Kõige bossim on siin. Tema järgi käib üsna palju elu. Ja siis on 2 väiksemat bossi. Ja siis on sina oled suurem boss ja siis on emme boss. Ja siis tulen mina ka. Aga kogu seda kampa niimoodi kontrollib, vaatab onu Karma. Tema on siis sükene tegelane, et kui sul juhtub midagi halvasti, siis järelikult oled sa juba ennem midagi halvasti teinud. Et kas oled kedagi kiusanud või oled mingid pahased mõtteid mõelnud midagi sihukest, siis tuleb onu Karma välja. Aga kui juhtub ka midagi hästi, ma ei tea, et näiteks lasteaiast tuleb keegi teeb sulle kalli midagi sihukest, siis järelikult oled ka midagi hästi teinud. Illimar, lapsi on sul 3. Kaua sa oled jõudnud nendega siis kodus möllata ja mängida? Üks on 5-aastaseks järelikult 5 aastat. Aga tegelikult on niimoodi, et kodus puhtalt niimoodi laste pärast 1. jaanuar võtsin ennast töölt vabaks. Minul juhtus sihukene asi, et lapsepõlves mul jäi sihukest kvaliteet aega oma isaga ja väga väheseks. On üksikud momendid, mida ma hästi mäletan, üks üliteravalt on meeles, kui me esimest korda läksime kalale ja võib-olla kui esimest korda kutsuti garaaži mingit autojuppi seal näppima või siis sain saagi hoida ja niisugused ehedad momendid. Ja see ongi see täna ongi see väärtus, mida mina tahan luua, et olla võimalikult palju oma lastega. Sest kui ma ümberringi vaatan, et päris palju on seda asja, et ma ei tea, võtan selle nutitelefoni kätte ja laps tuleb, et kuule issi, lähme teeme või joonistame midagi, siis on pigem, oota pärast. Lõpuks on see pärast, ma sul lapse 18. sünnipäeval või siis, kui ta lõpetab keskkooli ja siis teed selle pilti ja avastad, et oh my god, ma ei tunnegi oma last. Ma ütlen, et kui teised võib-olla pätakad võtsid seda eeskuju enda vanematelt, et okei, et kui nemad meiega saanud tegeleda, siis ärme meie ka tegele. Aga kus meie vanemad seda eeskuju said enda vanemaltelt, et sihukene vana selline Varga Meandrase printsiip minu meelest on kaduma läinud, et seda pole pointi ja mõtet enam teha. Oh my god! Võtan ta ära siit. Tule merrum. Nendest kõik joogad mul seljas. Ja mida varem sa selle lapsega tegelema hakkad, seda tugevam sul side on. Sul on väga äge naine. Et kuidas te olete oma sellist mehe-naise suhet suutnud hoida siin pereelu sees? Peab ausalt ütlema, et ega see asi on sihukene väljakutse, et see on keeruline. Üks võtmetegur, mis peaks kohe kindlasti olema, et kui sa näiteks planeerid 3 last järjest, ma ütlen ausalt, see on ekstreemsport. Aga üks kindel asi, mis sul võiks olla või sellel perel võiks olla, on tugiisikute et saad anda vanaema kätte lapsi ja sõprade kätte ja kahekesi aega veeta. Käia kinos, juua teed, jutustada ja jalutada. Just, et isegi sellest on palju abi, et meil Merimee oli siin paar päeva oli endale vanaema juures kurtnas, lihtsalt need suuremad tahavad vahepeal omaette olla, on niisugust aega. Teine asi on kindlasti see, et sa võtadki selle aja, et kus sa teadlikult, ma ei tea, paned kirja midagi sihukest endale või et kus sa räägid oma naisega vahepeal, et kuidas sul läheb, kuidas on, kus me oleme omadega, et sa unustad lihtsalt sellises tempos, sa unustad selle ära, sest kogu aeg sa oled rattas, kütad. Nagu ma siin ühes blogiski kirjutasin, et me võime võrrelda ennast lennuki tiimina, et mina Katuga oleme siis piloodid ja need 3 tüüpi on siin reisijad, väga nõudlikud reisijad, kes tahab, et sa talle kõrvale magama läheksid, kes tahab kohe juua, kes tahab pissile, mis iganes need nõudmised on lõputud. Ja need tugiisikud on siis meie stewardessid, kes vahepeal meid aitavad siis, eks ju. Aga meie peame seda lennukit üleval hoidma. Et kui mina lähen neid teenindama ja Katu tuleb ka neid teenindama ja kui me koos oleme seal taga, kes siis lennukit juhib, et siis see lennuk ehk siis perekond, see kukub lihtsalt kolinal alla. Et tegelikult kaptenid peavad hoolitsema selle eest, et nad oleksid kahekesi olemas, eks ju. Jaa, okei. Mis need tegevused on, mis sa lastega siin teed ja võib-olla annad ka ideid, et kui ka vanemad kodudes tunnevad, et oleks vaja inspiratsiooni ja ideid, siis Piltsbergi blogis küll sa ka kirjutad oma tegemistest, aga võib-olla sul on selliseid, ma ei tea, mänge või tegevusi või asju, mis annab pisikestega ette võtta? Tegelikult on niimoodi,
et noh, minu nii-öelda see eesmärk on ka just need isasid nii-öelda käima tõmmata. Nii, tõmbame käima siis kõik isad. Tõmbame papsid käima. Mis papsid saavad teha? Papsid saavad teha sellist asja, et mul juhtus 3 aastat tagasi, juhtus niisugune olukord, kus sattusin ühe papsiga koos rääkima juttu, kes polnud nagu pikalt oma nii-öelda pojaga koos olnud. Vaata mõissit. Vaata. Nii. Polnud pikalt pojaga koos olnud. Ja no ikka vaata oli tekkinud niisugune väike võõrdumismoment ja midagi sellist, ja ta küsis minu käest, et ma ütlesin, et kuule, et ai, me oleme kutiga, küsis minu käest, aga mida ma temaga teen? Ja siis ma ütlesin, et mis sulle meeldib teha? No, ma ei tea, et mulle meeldib laulda ja kidrat mängida näiteks, ja jalkat meeldib mängida, Ma ütlesin, et aga come on, need ongi need tegevused, et kõige lihtsam selles mõttes ongi hakata pihta nendest asjadest, mis mulle endale meeldivad, sest lastel tohutult meeldib sinuga koos mässata, möllata. Need on kõige lihtsamad asjad, seepärast, et noh, ma ei tea, pole mõtet lapsega näiteks ujuma minna või kuskile jalkat mängima, kui sulle endale jalka ei meeldi. No sul meeldib näiteks, ma ei tea, kross või midagi sellist, võtate esimest korda kaasa, teist korda, sa näed, kas talle meeldib või mitte, meeldib kalal käia, minu näiteks meeldib tohutult kalal käia, lastele ka. Ma mõtlesin, et sa oled vegan. Mina? Oh my god, tšau. Oh my god, tšau. Ja kusjuures ongi, et mulle meeldib süüa kala, aga mulle meeldib kala süüa siis, kui ma selle ise olen ka kinni pidanud, ma näen vaeva. Appi. Samamoodi ma söön liha. Siis lähen metsa ja võtan oda kätte ja siis lähen killing. Wow, ei, päris nii hull ei ole, rahu. Kas laseme pisikese roomama või? Jaa, laseme pisikese roomama. Laseme roomama pisikese. Just pärast, et on siin, äkki tuli tissiisu peale. Opsti, ja vaata. Et üks asi, mis nüüd tuleb, on ekstaatiline tants lastele. Suurtele inimestele see juba toimub, me oleme sellest ka rääkinud, inimesed saavad kokku ja tantsivad ilma alkoholita normaalsel ajal, aga et mismoodi see lastele nagu teistmoodi on? Selles mõttes, et tulevad samamoodi lapsed kohale, no päris toorkakaod meil nii-öelda pakkuda ei saa, et lähevad liiga hulluks kätte, aga päevasel ajal ja alustame kell 12, et varem seda pole minu teada Eestis pole tehtud, küll omal ajal olid kuulsad need nii-öelda ma ei tea, 15-20 aastat tagasi olid need Bonnie and Clyde'is ja Decoltees või kus need olid, need lastediskod. Ototrinu diskod. See oli meie lapsepõlv. Just, mina käisin, ja. Mis vanuses see on siis? Alates 3. siuksest eluaastast on ju päris okei. Kuni sinna 14-ni siis nii-öelda välja. Aga see ekstaatiline tegelikult on selles mõttes erinev, et muss algab niimoodi vaiksemalt on ja siis põhimõtteliselt tõuseb üles kulminatsioonini ja siis on see alla, et sa teed seda sama asja. Mõte on küll siukene, just. Aga eks me vaatame laste käitumise peal. Loosi läheb siis 2 perepiletit 19. mail laste ekstaatiline tants. Selleks minna Elahästi Facebooki lehele ja vasta seal küsimusele. Ja siis võib-olla see pilet on ka sinu. Aga nüüd me teeme tantsumängu midagi. Me teeme lastega... Sa näitad ette? Praktilist käelist tegevust. See on inspiratsioon siis issidele jällegi. Ma hakkan paberikaunistust tegema, et tüdrukutel tuleb sünnipäev, eks ju. Ja siis nii põnev. Nagu lastel endal on ju jube mõnus, et kui nad saavad enda sünnipäeva ise nagu nii-öelda kaunistusel osaleda. Me saime valmis nüüd ühe lastega koos meisterdatud kaunistuses, igale sünnipäevale sobib see absoluutselt hästi, on ju? Igasugused pidul, kas või ekstaatilisele tantsule. Nii et mine Facebooki, vaata Elahästi TTV ja sa võid minna oma lastega sinna tantsima. Aga praegu nüüd lähme kokkama.